Jauki-jau, kätte on jõudnud meil aprill ja täna on esimene siis päris trennipäev. Ehk siis keegi on käinud juba kuskil sussutamas, aga täna on siis ametlik trennipäev siin Laitse rallipargis, mida korraldab Drift Factory. Me tulime ka siia, sest üks Drift Factory peamehi Simon ostis oma vana auto tagasi. Nii et siin on teile Simoni 240 SX. See on siis 240 SX ja pean kohe täpsustama, see ei ole PS13, mind just hariti. PS13 tähendab, et see oleks Jaapani siseturu kupee Silvia SR220 mootoriga. Aga see, nagu näete, rool on nii-öelda meie pool. See auto alustas oma elu Jaapanis, kus ta toodeti. Siis ta osteti uuena Ameerikasse. Ehk siis ta on 240 SX. Ameerikast tuli ta Eesti. Eestist kolis ta korra Rootsi. Rootsist osteti tagasi Eesti, siis auto käis Poolas ja nüüd see on jälle Eestis tagasi. Siuke lihtne elulugu selle autol, see auto on näinud palju. Aga hakkame eest pihta, taha, seest värki-särki ja ütlen juba ette ära, et Simon lubas kiivriga kaasa võtta, nii et vaatame, kes saab külksi ka või ei saa. Siin nina, tuled, neil oli originaalis, ma ei hakka originaalist rääkima, sest tegelikult meil on soolas üks PS13 ka, millest saaks videot teha, siis räägime nendest päris asjadest, ühesõnaga. Siin ees on meil praegu Origin Labo tuled, ehk siis siuksed mõnusad õhuvõtuvavad, väiksed tuled. Siis meil on bodykit, stange, küljelaiendid, tagastange on T-Maxi omad. Esitiivad, tagatiivad on meil Origin Labo. Kapott on OEM Look, aga on meil fiibrist. Edasi meil on siin plekist katus, plekist tuks ja mis kõige ägedam. Okei, no see on ka siin tavaline klaas, on ju. Aga see on originaalklaas ja siin on ikka veel need elektriaknatõstukid sees. Ehk siis saad nagu normaalne driftipill. Ainuke, mis on pleksi, on need küljeklaasid. Ja ausalt, ma ei tea, tegelikult ma tean, miks ta need ära vahetus. Järelturul need originaalklaasid maksavad väiksti palju. Ja siis ta tegi rahaks need arvatavasti. Origin Labo, originaalklaas. See on Origin Labo. Mis meil siin veel on? See on suht siukene, mis teeb selle auto veel paremaks, on see, et see auto on Eesti registris, kui siis tänavasõidu auto. Ehk siis, kui kellelgi tuleb isu, siis ta lõikab siit torud välja, teeb nipet-näpet ja siis sa võid sellega ülevaatusele minna. Sellepärast siin on ka tegelikult on siin plekk on taga alles ja kõik siuksed asjad. Aga tõtame selle pagassi lahti või? Vaata, mis siin sees siis on. Mis tavaliselt pagassi pannakse? Suur radikas on pagassis ja siin ei ole radikat. See on nagu tänavaauto, siia saad varuratta ka panna, et kui sul keset seda kehala ringi läheb see ref katki, siis saad ära vahetada. Pagassis on meil aku ja ongi kõik. Siin taga on meil kõik plekist. See tükk siin on fiiber veel ära vahetatud. Tuled on aftermarket, sest neid võib lõhkuda. Aga laiaspits, väga simple build. Sillad. Tagasild on meil selline, et tagasillas on meil differ on S14 oma, mis on 3.6 ülekandega. Poolteeled asjad stokid. Pidurid ees ja taga on Z32 omad ehk siis 300 ZX. 17 tolli väljed. Siin taga on praegu maru ägedad värkid. Aga ta paeb siia taha lihtsalt, mis kätte juhtub. Tagasillas kõik kaikad regulitavad. Sükene pool no-name brändid, aga saab silla ilusti paika. Koilid on meil PC-d, taga 6-kilosed vedrud, ees 8-kilosed vedrud. Nüüd, esisilda minnes, samamoodi S13 põmpstok, ainukene vahe siis nagu kombeks on saanud, on Wisefab ja siin on veel versioon 1 kit, ehk siis roolilatti pole liigutatud, vaid roolilatti sisemised rooli otsad on nende spaceritega, mis viivad rooli otsa siis natuke ette poole, mitte tervet latti. Samamoodi 3 ZX-i pidurid, eks ju, siin on siuksed OZ-i väljed pool slikiga. Jube hea on rääkida autost, kui ei ole nagu väga palju fänsid juba. See on siuke minu masti pill. Siuke lihtne, simpel ja samas saab normaalselt refi põletada. Ma arvan, ma veel ei tea. Tõstame kapoti üles, vaatame siis, mis siin kaba all on. Tada! Ja, see on ikkagi reiskaar. Käib siin või? No nüüd käib. Mis meil siin on? Tahaks öelda, et see on selle auto originaalmootor, aga ei ole, sellepärast, et kuna see on 240 SX from the United States, siis siin oli ka
KA24 peal, ehk siis 2,4 liitrine ühe nukkvõlliga siuke kaubiku mootor. Siia on pandud nüüd Jaapani siseturu SR20. See on pandud meil juba USAs ammu. See on siis Red Top. Mulle just seletati, et Black Topil on siin veel saad nukkvõlli kruttida, sellele ei saa. Mootor on samamoodi väga sükene old school ja lihtne. Alumin osa. Keegi ei tea, võib-olla on sepis, võib-olla ei ole, õhku pole lennanud, keegi pole sisse vaadanud. Oletame, et ei ole. Äkki ei ole. Kanetihend on siin näha mingi nurga alt, et on siin plekist. Väljaspool originaal sisselaske kolle. Siin on meil 550 Nismo pihustid, 2,5 tolline kuuleri torustik. See kuuleri torustik on kõik Gredi oma, fancy Japanese names. Siis siin ees on meil pullikit, mis on Gredi oma. Lähes pildist siin on mingid veepumba, rullik on kas äkki väiksem või suurem, et mingi pöörde juures oleks ikka voolavus ja kõik jutud. See on juba süke. Nii. Väljalaske poole peal on siin Megane Racingu kollektor ja selle all on Turbo Systemsi HTX 26 51. Siis siin on meil vaagi koilid peale pandud, juhtmestik ringi tehtud. Ja nüüd kõige huvitavam. See siin on Muff. Ja mis ütleb Muffi nägemine meile? Jah, see auto on ikka veel originaalajuga. Kas siin on Nistune? Ei ole, siin on originaalaju chipiga. Väga basic, ehk siis Z32 Muff, chipiga see aju, 550 pihustit, natukene boosti ja let's go. SR20 on tegelikult väga hea mootor, kui välja arvata need pooleks minevad nookurid. Mootori taga on meil ACT sidur, just sõitsin sellega sealt boksi alas siia, see on niimoodi. See on kerge suht jalale, aga see on niimoodi. Ja kastiks on Nissani originaal 5-käiguline manuaalkast ja sellele manuaalkastile meeldib oksendada juppe, teist ja kolmandat käiku, kõik põrandale. Ma loodame, et see täna ei juhtu. Ma sõidan hellalt. Nii, Bolstid on ära vahetud, siia on pandud süksed fiibrist katted peale. Täispuur on siin, see on tehtud Harris Weldworksi poolt. Istmed on meil Omp ja Sparko, Vööd, Sabelt ja RRS. Ja veel, armatuur on kõik ilusti originaal, kellablokk töötab nii nagu peab. Siis seal on üks tikant tehtud. See on OG tikant, kes teab, see teab. Need saavad aru, mis autost see armatuur pärit on algselt. Ja õigel reiskaaril, kui me läksime USAs või niimoodi, on ikkagi põranda vaib ka sees ju, nagu sellel pillil. Eesti reeglite järgi sellega võistlema ei saa, selle ta peab siit välja koorima, aga Poolas, kus auto korra oli, oleks see põhimõtteliselt street legal olnud. Ja samamoodi Rootsid ja USAd, et saaks siukse täispuurid ka ringi sõita. Kõige parem on see, et Harri tegi selle puuri kunagi Simoni järgi ja siis iste on nii taga, kui saab praegu ja tegelikult võiks veel tagapool olla minu jaoks. Aga nii on. Ja me proovime kuidagi pärast ära mahtuda ja äkki saab mõne tiiru teha. Rool, JR Spec. Shifter on siuke short shifter. Brändi ei teadnud, aga päris mõnusalt lühike on. Siin on Irbi kässar. Hästi palju rubilnikuid, sest siin on kõik on ju stock on nii-öelda ümber tuunitud, et see töötaks. Väga mõnus basic, mulle räigelt meeldib see auto. Mulle meeldib, et see on SR20. Mulle meeldib, et see on Eestis arvel. Et kui viskab koppa ette ainult rada sõita, siis lõika turud välja ja nipet-näpet asjad veel ja minu ülevaatusele. Ja et see on ikkagi Coupe S13. See on, ma arvan, neid on 2 tükki Eestis praegu. Varsti tuleb 3. veel, ma tean, aga neid on nagu vähe. Nüüd polegi midagi. Läheme tagasi boksi alas, lasen pilli soojaks, paneme kiivri pähe ja vaatame, äkki saame mõne juti tõmmata või. Nüüd sellest obujõust veel rääkides, et ega Simon täpselt ise ka ei tea. Tagumiku järgi ja 1,5 barri ütleb, et sükene suts alla 300 obujõu, Newtonid, rida 4, pakuks 400 peale midagi võib-olla, lagi. Ja kaalub see auto 1200, sest siin on päris palju plekki alles. Kui siit veel teha, kui see ikka võistlusautoks teha, siis selle saab sinna tonni ümber ja siis oleks ikka rakett. Aga ma arvan praegu selle, nagu semiproos on lubatud, see tänav ref ja see jõud ja ma arvan, see on väga hea. Äkki see selgub.
ühesõnaga, kui saaks selle puuri kaugemale, istme taha poole, alla poole, siis ma arvan, ma suudaks ennast väga mugavalt siin autos tunda. Et praegu peale 3 ringi oli iga korraga julges natuke rohkem. Ühesõnaga, mul oleks vaja küll sellist. Mulle väga see auto meeldib. Mina annan 9,5 juba sellepärast, et see on 240 SX. Ja järgmised videod arvatavasti juba T-Maci autodest, sest T-Mac on meil 2 nädala pärast, 2,5, mida iganes, varsti ühesõnaga. Siis võtame T-Maci autod ette ja vaatame üle, mis talvega tehtud on. Tšau!